Ja lõpetuseks, nagu öeldud on, talve ilm meil muutlik ning peatse sula tõttu tuleb tänavatel tähelepanelikult liikuda, sest katuselt või katustelt võivad alla langeda lume või lausa jääkamakad. Ja selliste olukordade vältimiseks on just praegu õige aeg hooned lumest puhtaks teha. Möödunud nädalavahetuse lumesadu oli Tallinnas küllaltki erakordne, sest 2 ööpäevaga sadas maha peas sama palju lund kui eelmisel aastal 2 kuu peale kokku. Tallinnas võib juba täna kohata siin ja seal ohutoonides töömehi, kes katustelt lund alla roogivad ja jääpurikaid eemaldavad. Linnavõimud inimestel seda endal teha ei lubagi. Endise Põhja-Tallinna linnaosa valitsuse hoone katus oli soojustamata ning suurte jääpurikate eemaldamine nõudis omajagu aega. Igaüks katusele ronida ei tohigi. Vaja on mitmepäevast väljaõpet ja lisavarustust. Kõige olulisem on see, et on kõrgtööde vajalik rakmed, peab olema kiiver, peavad olema vajalikud julgestusvahendid, siis on turvavahendid, köied peavad olema kaitstud, siis on vaja inimesel all kindlasti näiteks, et oleks vilevraad ja saatja, labidad ja sahad peavad olema nööriga enda küljes kinni. Katusel peab olema vähemalt 2 väljaõppega spetsialisti, samuti 1 inimene all, kes tagab turvalisust. Praegu tegelikult ongi parim aeg seda lund koristada, sest ta on veel pehme, läheb üsna kiiresti. Kui tuleb sula ja siis uuesti külmaks läheb, siis on ta üks suur jääkamakas seal katusel. Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere sõnul on katused enamjaolt heas seisus, kuid suurema lumesaju järel ei jõuta alati koristada. Talvel sajabki lund, talvel vahepeal külmetab ja sulatab ja tekivadki purikad ja lund ka katustele, et kõik võiks ka lisaks sellele, et jalgad ette vaatavad maha, siis ka aeg-ajalt pilgu üles visata, et sealt midagi kaela ei tule. Kui lumi siiski katusele jääb, võtab munitsipaalpolitsei kinnistu omanikuga ühendust ning äärmisel juhul vormistatakse kinnistu omanikule ka trahv. Tänavusel aastal kedagi veel trahvima pole pidanud ja seni on piisanud meeldetuletusest.